Väga äge on olla siin teie ees. Mul on hea meel, et stand-up on jälle lubatud. Mul on hea meel, et koroonavirus sai läbi. Või no ta ei saanud läbi, meil on pohhui nüüd lihtsalt. Ja muideks, sorry, et ma ütlen koroonavirus. Koroonavirus. Lihtsalt vaadake, see sõna on mulle pähe juurdunud, sest et ma elan ühe vene pere juures. Okei, see on veider viis öelda, et ma elan oma vanematega. Aga ma 3 kuud, ma ei ole muud kuulnud uudistes kui lihtsalt koroonavirus, Putin harasho, koroonavirus. Ma ei viitsi enam. Aga kui me juba räägime rahvustest, mina jäin uhkeks eestlaste üle selles kriisis. Minu meelest me jäime iseendaks, on ju. See on midagi, mille üle uhke olla. Sest igal pool mujal maailmas nad teesklesid, et nad hoolivad arstidest ja eesliini töötajatest. Mitte Eestis. Mäletan, meil oli üks uudisteartikkel, arst andis intervjuu, kus ta rääkiski oma hädadest. Tead, jumala raske on, ma ei ole nädalaid oma lapsi näinud, mul kõrvad kukuvad maski tõttu ära, palun püsige kodus. Ja kõige populaarsem kommentaar selle loo all oli, no jah, keegi ei palunud sul töölepingul alla kirjutada. Ise sa andsid Hippokrates vande. Ja mulle meeldibki see eestlaste juures, meil on jää veenides. Me oleme küünilised, see hoiab meid elus. Meie president on ju, ta üritas veits midagi positiivset, mingit ühtsust tuua. Mäletate, kui ta seda kampaaniat tegi? Täna õhtul kell 8 tulevad kõik telefoniga akna ette, panevad taskulambi sisse ja lehvitavad, et näidata ühtsust kõigile. Ja naljakas on see, et mitte keegi ei teinud seda. Inimesed olid pigem just nagu pane laualamp ka kinni. Lapsuke pane öölamp kinni, täna me magame koletistega. See on Eesti igaüks enda eest. Ma kujutan ette, kuidas isegi Delfi saatis mingisuguse fotograafi kuskile Õismäele paneelmaju pildistama. Ei, see tuleb diskokera. See show tuleb amazing. Ja siis fotograaf läheb, see paneelmaju ei ole tulevärk, on Mordor. Pime maa. Ja ma kujutangi ette lihtsalt, kuidas mingisugune fotograafi on ju praktikant, naiivne, on ju nagu boss, ma näen seal aknas mingi vilksatus. Ai, nad teevad meist pilti. Nad panevad selle märgatud Tallinnas gruppi. Kas keegi nägi neid idioote, kes usuvad Eesti ühtsusesse?